Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Tere õhtust, head vaatajad! Mustaks reedeks nimetatud sõnasõda Valges Majas lõppes sellega, et Ukraina jäi USA sõjalisest abist ilma. Kas president Zelenski lepituskiri aitab rahuprotsessi taas jalgadele? Miks keegi peaks üldse Putini lubadusi uskuma? Ja kas Euroopa nüüd tõepoolest ärkab? Esimese stuudio pikk debatt alustab. Ja otse loomulikult julgeoleku teemadel me tunni jooksul arutame. Tänased väitlejad on Marko Mihkelson Reformierakonnast. Tere õhtust. Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatlik erakond. Tervist. Margus Tsahkna Eesti 200. Tere. Urmas Reinsalu Isamaa. Tere õhtust. Mart Helme EKRE. Tervist. Ja Mihhail Kõlvart Keskerakonnast. Tere õhtust. Tere tulemast veel kord ja mõelge siis koos meiega kaasa, head vaatajad, ja sissejuhatuseks nagu ikka 1 minut, palun. Margus Tsahkna, ei jõua neid viimaste päevade sündmusi ühe lausega kokku võtta, aga põhimõtteliselt tüli, abi peatamine Ukrainale ja siis peaaegu vabanduskiri. Et mis see siis see viimane seis on, kas leppimine või tüli on üleval? No siin ei ole ei tüli ega leppimist, vaid Trump on see, kellel on vaja kiiresti seda rahu, mida ta on lubanud. Ja ainuke, kes seda rahu ei soovi, on tegelikult Putin ja mängib seda mõnusat pikka mängu. Ja kahjuks on Trump pannud mitte Venemaa ja mitte Putini surve alla, vaid on pannud Zelenski, kes tegelikult Ukraina rahvajuhina on tegelikult ju ohver. Aga mis me nüüd edasi näeme, on see, et suure tõenäosusega lubati järgmisel nädalal hakata allkirjastama maavarade lepingut ja Trump teatas eile öösel oma kongressi kõnes, et mõlemad pooled tahavad väga palju läbi rääkida. Ma isiklikult sellest küll väga kahtlen, aga mis on vahepeal juhtunud, on ikkagi see, et Euroopa äratuskellad on nii ära helisenud, et mul on tunne, et ikkagi mingi ärkamine toimub ja homme on väga tähtis ikkagi see, et mis toimub ka Euroopa Liidu ülemkogul ja see puudutab Euroopa enda võimete tõstmist ja tegudele asutumist. Aitäh, Urmas Reinsalu, viimaste päevade sündmusid vaadates, kas Trumpil läheb kõik plaani järgi või oleme me lihtsalt jõudnud sellise jõulise väljapressimise ajastusse? Ja, need läbirääkimised on alanud nädalaid tagasi väga toorelt ja see on reaalsus, millega me peame arvestama. Ja meie jaoks on oluline säilitada külm, ratsionaalne vaade riigi poliitilisel juhtkonnal, mis puudutab meie elulisi julgeolekuhuvisid ja sellesse asetub ka Euroopa täiendava sõjalise kaitsesse panustamine ja loomulikult on meie huvides, elulistes julgeolekuhuvides ka see, et me ei habrastaks ise täiendavalt ka Euroopa tasemel seda Atlandi ülest suhet, millel on rajatud tänane Euroopa julgeolekuarhitektuur reaalsusena. Marko Mihkelson, kas USA abi lõpp, kui see nüüd nii peakski jääma, tähendab iseseisva Ukraina lõpu algust?
Ei, kindlasti mitte. Muidugi me peame sinna lisama veel ka tänased uudised, kus on lisandunud siis see informatsioon, ta ei ole küll lõpuni kinnitust leidnud, aga ikkagi on tõenäoline, et ka Ameerika Ühendriigid on peatanud teatud luureandmete jagamise ukrainlastega, et see kindlasti ei ole hea uudis. Me ei ole näinud ju kahjuks Ameerika Ühendriikide poolt seda survet, mis võiks eeldada agressorriigi vastu. Ja see tegelikult viitab sellele, et kahjuks see arusaam, mis on praegu Washingtonis, vajadusel kiirelt jõuda Venemaaga mingisuguse kokkuleppeni ja lõpetada sõda Ukrainas, on väga erineva vaatega, kui seda me näeme Ukraina poolelt, teame Ukraina poolelt ja ka Euroopa liitlaste poolelt, et meie huvides on ju õiglase ja kestliku rahu saavutamine ja seda ei ole küll mitte kusagilt näha, et Venemaa praegu oleks valmis nendeks järeleandmisteks, mis eeldaks seda õiglast ja püsivat rahu. Ja ma usun, et siin on hästi oluline, et me tõesti Euroopa liitlastena väga selgelt ja ühemõtteliselt mitte ainult ei räägiks sellest, mida tuleb teha, vaid ka teeksime. Nii nagu Eesti valitsus, kui juba eelmisel nädalal varem on otsustanud reaalset sõjalist abi anda, jätkata, sama peavad tegema Euroopa liitlased. Ja ma usun, et tegelikult ühel hetkel ka see päris valdav enamus ikkagi ka Ühendriikide kongress, kes toetab Ukrainat, on seda meelt, et tegelikult on ka Ühendriikide huvides Ukraina toetamine. Aitäh, räägime nendest asjadest veel, aga sissejuhatav ring. Mart Helme, no isegi kui see peaks juhtuma, et Putin tuleb laua taha, no kuidas me saame seda kokkulepet uskuda ja usaldada, mis sealt peaks tulema? No Putin on juba öelnud, et ta tuleb laua taha. Ja tegelikult on nüüd mingil määral signaali välja andnud ka Zelenski, et ka tema on nõus Putiniga laua taha istuma, ehkki mõne aasta tagune otsus on selline, et Venemaaga ei tohiks nagu läbirääkimisi üldse pidada. Aga ma tahaks öelda, et me oleme siin ennast täielikult tunnelnägemisse pannud. Kui te Washingtonist vaatate, siis te näete seda mängu mitte Ukraina kesksena, vaid hoopiski teise vaatevinkli alt. Ja te näete seda, et 3 aasta jooksul on juhtunud see, mille eest on hoiatanud Kissinger, on hoiatanud Brzezinski, on hoiatanud Friedman ja paljud teised. On suur koalitsioon. Venemaa, Hiina, Iraan, Põhja-Korea ja sinna taha veel mingil määral ka BRICS-i riigid. Ja see on midagi sellist, mida Washingtonis käsitletakse õudusunenäona. See on asi, millest ei käi tegelikult Ameerika Ühendriigid jõuga üle. Ja nüüd on vaja see koalitsioon lõhkuda. Ja selle koalitsiooni lõhkumise hinnana nähakse ka Ukraina poolseid järeleandmisi. Meile see kindlasti ei meeldi. Ma möönan seda. Aga Washingtonist vaadatakse seda asja teise pilguga ja selles mõttes ma nagu ikkagi kutsuks üles ka vaatama, et maailm ei ole ainult see globaalselt taskurätiku suurune maalapp, mida me nimetame Ukrainaks, vaid maailm on suur. Ja maailmas on väga palju erinevaid riike ja väga palju erinevaid huvisid ja Washingtonist vaadates tuleb arvestada mitte ainult Ukraina huvidega, vaid eelkõige loomulikult Ameerika huvidega, aga ka liitlaste huvidega ja kui siin on räägitud sellest, kuidas Trump on meid maha müünud, siis Trump ütles väga selgelt, ma olen very committed to Poland, Baltic States and NATO ja kui me vaatame, mida tegid meie liitlased Londonis ja Pariisis, meid nad sinna ei kutsunud. Nii et meil on ikkagi praegu kategooriline imperatiiv säilitada normaalsed, head suhted ja mitte ainult Ameerika Ühendriikidega, vaid Trumpiga isiklikult. No tõsi, see Trumpi paus enne seda Baltikumi vastust tegi pisut murelikuks, aga see selleks. Jevgeni Ossinovski, kui korraks sellesse musta reedesse tagasi veel minna, kas Zelenski oleks saanud selles olukorras oma kaarte kuidagi paremini välja mängida või on see mõttetu arutelu juba täna? No vot, saatejuht kasutab Trumpi sõnavara, et kaartide mängu, et ma arvan, Zelenski vastas selle väga õigesti, et tema ei mängi siin kaarte, vaid tegeleb oma riigi kaitsmisega ja loomulikult loodab oma partneritele ja liitlastele, kes jagavad samu väärtusi ja ma arvan, et mitte ainult see reede, vaid tervikuna alates 20. jaanuarist ma arvan, et me peame tegema siiski olulised järeldused selles osas, mida tähendab partnerlus Ameerika Ühendriikidega tulevikuks. Loomulikult nendega koostööd me teeme, loodame, et tulevikus on need konstruktiivsemad, kui nad olnud viimase 1,5 kuu jooksul, aga selgelt ütlen mina, et oma elulisi huvisid peab Euroopa ja ka Eesti kaitsma hakkama ise lähtudes sellest, et Ameerika poliitika vähemasti järgmised 4 aastat on transaktsiooniline. See tähendab seda, kui on kasulik, siis ollakse meiega ühes paadis ja kui ei ole kasulik, siis tegelikult ollakse kuskil mujal ja ma arvan, et Euroopa Eesti jaoks on väga oluline siin teha neid järeldusi. No Mihhail Kõlvart, kas teie saate aru, kuidas on juhtunud niimoodi, et USA liidrid kohati kordavad Kremli propaganda jutupunkte?
No mulle tundub, et täna juba väga paljudel on selline koloniaalse maailma maik suus. Aga siin ei ole midagi uut. Suured riigid alati jagavad mõjusfääre omavahel. Ja see ei olnud ainult Stalin ja Ribbentrop, see oli ka Stalin, Roosevelt ja Churchill omal ajal. Ja meile muidugi tundub, et nüüd on mingi uus olukord tekkinud, aga ma arvan, et Ladina-Ameerika riigid, aga ka Lähis-Ida riigid on seda tundnud ka varem. Täna ma arvan, et on väga selge sõnum antud Euroopa riikide poolt Ukrainale, et tuleb Ameerikaga kokku leppida ja väga selge sõnum on antud tegelikult ka meile igalt poolt, et me peame ka ise hakkama saama ja sellest tuleb lähtuda. See muidugi ei tähenda, et me peaksime nüüd rikkuma suhteid Ameerikaga ja kui mõned mõjukad poliitikud lubavad endale öelda Trumpi kohta, et ta on kloun või ta on reetur, no ei ole see väga mõistlik täna. Isegi kui sa niimoodi mõtled ja ootad, et on võimalik reetmine, siis seda ei ole välja öelda. On vaja tegutseda. Väga hea, plaanisin tegelikult sellel teemal rääkida. No, välisminister, kui keeruline see dilemma Eesti jaoks on? Kui me näeme, et meie superliitlase juhtkond teeb kohati hullusi, kuigi me ei tohi seda niimoodi nimetada, siis kas me võime seda nimetada või me ei või seda nimetada? Ja eks me peame asju nimetama õigete nimedega, aga mitte minema kaasa selle hüsteeria ja paanikaga, mida paratamatult ka nii mõnigi Eesti arvamusliider üritab viljeleda. Me peame tegelema oma asjadega ja õnneks Eesti ei pea oma välispoliitikat kuidagi muutma ja paradoksaalsel kombel Trump oma brutaalsusega on lükanud nüüd Euroopa sellele teele ka loodetavasti tegudega lähimal ajal, millest me oleme rääkinud ju aastaid, et Euroopa peab rohkem investeerima oma kaitsesse, Euroopa peab andma rohkem sõjalist abi Ukrainale, Euroopa peab leidma Euroopa Liidu enda eelarvest lisaks põllumajandusele ja COVID-i rahastamisele või selle vastasele võitluse rahastamisele ka riigi Euroopa Liidu kaitsele raha. Ja kõigele lõpuks 2 aastat oleme tegelenud sellega, et võtta kasutusele Venemaa külmutatud varade põhiosa. Ja ma võin öelda, et viimased nädalad on sellele väga kõvasti kaasa aidanud, just nimelt selle Euroopa ärkamise poole pealt. Nii et paradoksaalsel kombel sellest võtmest vaadatuna ja Eesti ja Euroopa enda kaitsevõime tõstmise võtmest vaadatuna on Trumpi selline brutaalne surve olnud meile kasuks. Aga no, Urmas Reinsalu, kas see maavarade leppe on üldse mingi selline leppe, et see kogu seda tralli väärt on? Selle esiteks, millal see rakendub, millal see raha üldse Ameerika jookselt tuleb ja lõpuks sinna polegi nii palju aega, kui järgmine president seda muuta saab? Ei, ma ei arva, et see maavarade leppe oli iseenesest selle, ütleme ka siis konflikti või kokkupõrke kese. Ega ka Ukraina esindajad on kinnitanud, nad on seda valmis jätkuvalt alla kirjutama. Nüüd, ma olen nõus Margus Tsahkna formuleeringuga, et me peame ise oma kodutöö ära tegema. Ja selles mõttes on mul tõesti üleskutse valitsusele, et me oleme olnud viimastel aastatel liiga loiud, mis puudutab ka Kaitseväe juhatajate sõjaliste nõuannete elluviimist. Ja minu üleskutse on küll selles raamis, et kui me oleme tegelenud siin, ma ei tea, meretuuleparkide 2,6 miljardit on olnud väga kiirelt nii-öelda kategooria, milles rahas opereerida, aga seesama 1,6 miljardit eurot moonale. Me näeme tegelikkuses, et seda ei ole suudetud efektiivselt hankesse suunata. 2 aastat on see õhus olnud ja minu üleskutse oleks selline, et mitte tegeleda ka sellega, millega me ei ole suutnud hakkama saada, vaid nüüd me peame tegelema sellega venitusteta, mis on vajalik teha, lähtudes sõjalisest nõuandest, sest need asjad, mida me saame mõjutada Euroopas, Atlandi-üleses suhtes, Ukraina toetamisel, on meie panus, mida me peame tegema. Aga meie esmane vastutus, riigi poliitilise juhtkonna vastutus on teha need otsused ära, mis on vajalik venitusteta meie sõjalise kaitse kriitiliste võimete soetamiseks. Ma arvan, et see on väga oluline lähtekoht praegu sellisel arutelu. Ja, ma ei tahtnud seda kergelt sisepoliitikasse minevat juttu katkestada, aga tuleme selle suure pildi juurde võib-olla tagasi. Marko Mihkelson, asepresident Vance on oma väljaütlemist küll pärast silunud, aga ma ikkagi tahan jääda korraks sinna väärtuste juurde, et sõdurid mingist suvalisest riigist, et kas see ongi nüüd uue liitlassuhte tase?
Ja olles just tagasi tulnud Pariisist. Oldi kurjad seal? Ja loomulikult. Ja ikkagi selles suhtes ju läheb hinge, eriti nii Suurbritannia kui Prantsusmaa suunas. Ja ma arvan, et ka meie ju peaksime ikkagi oma headele Ameerika liitlastele meelde tuletama, et need ohvrid, mida me tõime koos Afganistanis, olid siiski koos ameeriklastega toodud selleks, et hoida maailmas julgeolekut stabiilsena, aga mis on tegelikult väga oluline ikkagi praegu tõesti, et see esmane emotsioon, mis siin on viimastel nädalatel, mitte ainult peale 28. veebruari, kui me olime kõik tunnistajaks ovaalkabinetis toimunud draamale, me ju tegelikult näeme, et Ühendriikide nii-öelda selline suur välispoliitiline eesmärk on eristuv sellest, mida me praegu Euroopa liitlastena esmaoluliseks peame. Ameerika Ühendriigid näevad tõesti maailmas praegu probleeme palju laiemas kontekstis ja ka Ukraina sõda nende jaoks on üks väga võib-olla väike komponent selles kontekstis, kus nad tegelikult on ju öelnud, et nad tahaksid justkui Hiinat ja Venemaad lahutada selleks, et Venemaaga siis tulles laua taha ja leida mingisugune kokkulepe. Aga ma ütleks, et see on väga-väga ohtlik illusioon. Venemaal ei ole täna koos Hiinaga mingisugust huvi Ameerika Ühendriike nii-öelda olukorrast päästa, võib-olla mängivad nad natukene kaasa, aga ülioluline meile, kes me oleme siin Euroopas oma julgeolekut tagamas, me peame oma Ameerikale liitlastele väga ühemõtteliselt selgeks tegema. Ukraina suveräänsuse säilimine, tema territoriaalse terviklikkuse tagamine, isegi kui see ei ole de facto praegu võimalik, on ülioluline ja selleks on meie esimene keskendumine Euroopas peab olema sõjalise abi andmine Ukrainale. See on absoluutselt kõige olulisem ja ma loodan, et homne kohtumine Brüsselis on üks täiendav samm selles osas, et me need võimekused ka saame, juhul kui Ameerika Ühendriigid peaksid praegu ajutiselt taanduma. Mart Helme, kuna siin Prantsusmaast oli juttu, kas see jutt, mida Macron räägib, üleüldse see ajutise vaherahu jutt, on see üldse mõistlik jutt? No see ei ole realiseeritav. See lihtsalt ei ole realiseeritav. Missugust ajutist vaherahu? No kes seda kinni hakkab pidama, kui jutt on sellest, et Putinit ei saa usaldada, kuidas me sellest saame teda usaldada? Ja ega ei saagi teda usaldada. Et küsimus on ikkagi praegu selles, et kui me 3 aastat oleme pidanud seal sõda, nagu on öeldud, et see on meie sõda, ja Ameerika massiivse osalusega finantsabi, relvaabi, luureabi, kõik muu on tegelikult Ukraina samm-sammult olnud sunnitud taanduma, siis kuidas on võimalik tagada ainult Euroopa abiga, mis on alles ju ka formeerimisel, seda, et Ukraina ei varise kokku. See ei ole võimalik ja selles suhtes ongi praegu meil täiesti revolutsiooniline situatsioon, kui Trump ütleb Zelenskile seal samas ovaalkabinetis, ma püüan su riiki päästa, aga selleks on vaja rahu. Kui me ei tee rahu, siis sul varsti riiki ei ole enam ja täpselt nii ongi. Sul ei ole varsti riiki enam ja siis, selle jätab Trump ütlemata, teen ma juba selle mineraalide lepingu venelastega. Et see on nii karm olukord praegu, et siin loosungitega seda ei lahenda. Me võime rääkida mida iganes. Ja Ursula von der Leyen 800 miljardit Euroopa kaitsevõime välja arendamiseks. Kulla ei Ursula, sa ei saanud Bundeswehri relvastamisega ja arendamisega kuidagi hakkama, kui sa olid kaitseminister. No ei saanud hakkama. Et nagu öeldakse, et lootus on lollide lohutus, aga lootusega seda sõda ei võida. Ja Trump ei tee lollusi. Trump ei räägi lollusi. Trump saab, mida ta tahab ja ta juba on saanud, mida ta tahab. Ja muide üks väike pintslitõmme siia juurde. Venelased on andnud, jällegi, me ei saa ju öelda, et see lubadus peab, on andnud ameeriklastele omapoolse lubaduse, et nad omalt poolt ei aita kaasa Iraani tuumavõimekuse edasisele arengule. Ja see on väga oluline. Siin me peame minema Lähis-Idasse ja Lähis-Ida konflikti juurde, mis on ameeriklastele mitte vähem tähtis kui on Ukraina. Jevgeni Ossinovski, kas Trump ikka saab, mida ta tahab? Eks seda näis, aga kindlasti see rahu, mida ta Zelenskile peale surub, on sisuliselt kapituleerumine ja selles mõttes on õige, et nii Zelenski kui ka Euroopa liitlased on selle selgelt välja öelnud. Aga arusaadavalt arvestades seda, kui seotud me Ameerikaga oleme, eriti julgeoleku arhitektuuris, et me püüame seda olukorda ilustada, mis meil täna on. Ja mingil määral on see taktikaline, et loomulikult me teame, et Donald Trumpi enda natuuri ja tulebki näidata ja tuleb saata neid vabanduskirju ja käia ikkagi veel põlvitamas ja rääkimas, et kui
tähtis ja tore mees ta on, aga väga oluline on minu meelest ausalt enda jaoks siiski need järeldused ära teha, mis on tegelikult juhtunud. Juhtunud on see, et liitlassuhte puhul kõige olulisem on usaldus, et juhul kui partneril on raske, siis tullakse appi. Ja täna on Trumpi poliitika tulemus see, et see suhe on muudetud transaktsiooniliseks, et enne ollakse valmis minema tegema diile kellegi teisega, kelle puhul on võimalik kui kas siis rahaliselt või muul viisil mingisugust poliitilist kasu saada ja tegelikult liitlasi, nendelt pressitakse hoopiski välja tulenevalt sellest, et nad on selles olukorras haavatavad. Ja see tulemus on see, et härra Kõlvart õigesti viitas 1945. aasta Jalta kokkuleppele, et vot pärast seda aega tegelikult välja kujunenud arhitektuur, kus Ameerika Ühendriigid siiski ehitasid oma huvisid ümber liberaalse demokraatliku alliansi kogu maailmas. Et see protsess on selgelt täna hoopis teises kohas ja see ei ole minu jaoks ainult Trump, et tegelikult kui me vaatame ka laiemalt Ameerika nii endasse tõmbumist kui ka eemaldumist Euroopast teistesse piirkondadesse, siis ma arvan, et nii Euroopa kui Eesti siin peabki tegelikult need järeldused tegema ja ma olen nõus tegema seda, mida me oleme juba teinud ja veenma tegelikult ka oma Euroopa partnereid seda tegema. Mihhail Kõlvart, kas Eesti peab oma välis- ja julgeolekupoliitikas midagi kardinaalselt muutuma, sest Valge Maja on selgelt muutunud? Ma arvan, et ei tohi elada illusioonides. Et tegelikult Zelenski andis ka väga selgelt mõista, et ilma Ameerikata nad ei näe praegu väljapääsu sellest olukorrast. Ma arvan, et see oli väga mustvalge kiri, kus ta ütles, et Ameerika juhtimisel on võimalik rahuläbirääkimised ja võimalik rahuleppe. Kas see oli taktika või strateegia, me võime seda pikalt arutada, aga signaal on antud ka Euroopa Liidule. Nüüd täna me ju peame aru saama, et ei ole välistatud, et mingi sama signaal tuleb peale valimisi, aga ka mõnest teisest suurest Euroopa riigist. Me seda ei saa nagu kindlustada 100%. Ja see omakorda tähendab, et me peame, olles Euroopa Liidus ja püüdes koos üles ehitada Euroopa ühist julgeolekuarhitektuuri, me peame tegelema ka sellega, et looma suhteid ka meie naabritega, kellel on sama ajalugu, sama arusaam ohtudest ja ka võib-olla suurem valmisolek kaitsta nii enda territooriumi kui ka liitlaste territooriumi. No, see on arusaadav, kes meie potentsiaalsed ajaloolised vennad on. Soome, Balti riigid, aga kindlasti täna ka Poola. Et täna sellest on vähe, et me lihtsalt unistame ja loodame, et tekib selline suur Euroopa Liidu julgeolekuarhitektuur. Jah, sellega tuleb tegeleda, aga paralleelselt tuleb mõelda ka selle peale, et kahjuks on alati võimalik ka mustam stsenaarium. Ma paneks väga päevakajalise kihi siia veel juurde. Ursula von der Leyen tutvustas niisiis algatust 800 miljardit Rearm Europe ja Marus Tsahkna, te ütlesite Vikerraadios, et see ei ole Euroopa mõttes aus koorma jagamine. Et kui kahe lausega, milles see peaprobleem siis on? No, peaprobleem on selles, et see ettepanek on väga hea. Seal on kokku võetud kõik võimalikud erinevad variandid, kuidas moodi see 800 miljardit suunata Euroopa kaitsevõimete arendamisse, aga seal on üks probleem, mis Euroopa Liidus lihtsalt on olemas, nimelt meil on vaja mingites otsustes konsensusotsuseid ja seda konsensust ma ei näe. Nii et ettepanek 800 miljardit lisaks investeerida on väga hea, aga paratamatult see koorma jagamise võrdsus, et ka mõned riigid või paljud riigid, kes ei ole näiteks siin piiririikide nimekirjas nagu meie ja Balti riigid ja Poola, kes panevad juba 5% lähiaastatel, et see koorma jagamist sinna ei tule. Aga ma kasutan seda võimalust ära öelda korra Mardile vahele, et see rahujutt ei ole ju mitte ainult rahujutt Ukrainas, vaid see, mida Putin tahab, on see, mida ta 2007. aastal Müncheni julgeolekukonverentsil välja ütles. Ja see on tegelikult Nõukogude Liiduaegse mõjuvõimu taastamine, see on NATO lükkamine 97. aasta piiridesse tagasi ja see on ka see, et USA mõjuvõimu vähendamine kogu Euroopas. Ja see on see, mida Putin on korduvalt ka peale nüüd kõneluste algust öelnud välja, et tema
kavatseb nüüd neid kõnelusi kasutada nende juurpõhjuste elimineerimiseks, milleks ongi kõik see, mida ma kirjeldasin. Ja selle asemel, et ta 3-päevase erioperatsiooniga oleks need eesmärgid saavutanud, ta ei ole suutnud ühtegi strateegilist läbimurret Ukraina sõja jaoks saavutada. Mitte ühtegi nendest suurtest ja nüüd ta proovib seda teha läbi nende kõneluste. See on see, mis ajab tegelikult Euroopat ja Ukrainat jalgale. Jaa, aga prooviks selle 800 miljardit siiski ära klaarida, et Mart Helme, kas ma saan aru, et soovite vasturepliiki nüüd, aga kui saab selle ühe lausega ja siis vastata küsimusele, et kas von der Leyen tuli natukene meile meie oma rahaga kosse, sest liikmesriigid ju maksavad selle? Jaa, no põhimõtteliselt ma ei ole selles mõttes nõus, et komisjon kraabib enda kätte liikmesriikidest väga suure summa ja siis me peame hakkama müts käes käima tema käest küsimas, kas me nüüd tohime ikka seda keskmaa õhutõrjet osta või kas me tohime nüüd investeerida, ma ei tea, droonitõrjevõimekusse või millessegi muusse. See peab olema meie oma otsustada. Ja kui me tahame Euroopa ühist kaitset teha, siis tuleb loomulikult kõigepealt vaadata nende kõige nõrgemate lülide peale, milleks on piiriäärsed riigid ehk Balti riigid. Ma olen Margus täiesti nõus. Loomulikult Putin tahab meid lükata mingisuguseks oma ääremaaks, kus tema paneb valitsusi paika ja otsustab, mis saab. See on ju selge, me keegi selles ei kahtle. Aga ma millegipärast ei kahtle ka selles, et see ei ole absoluutselt ameeriklaste huvides teha Venemaale seesugune kingitus. Sest et siin tuleb muidugi jällegi selline mõõde, kui me vaatame seda Arktika võidujooksu praegu ja kogu seda Gröönimaa teemat, siis Põhja-Skandinaavia ja Baltoskandia, ütleme, on selles olukorras väga oluline, et ameeriklased selle üle kontrolli ei kaotaks siis oma liitlasi, kes aitavad seda kontrolli siin teostada. Nii et siin tuleb jällegi meile vaadata nagu geopoliitiliselt pisut. Et jah, ma praegu pikemalt seda ei räägi. Absoluutselt, ma üritan ikkagi vaataja jaoks natukene selgemaks seda närida. Urmas Reinsalu, seda 800 miljardit kõlab väga suurelt, aga vähemalt 650 miljardit sellest me maksame ise kinni ju. Jah, aga ma arvan, et see on antud juhul on see ratsionaalne mõttekäik. See 650 miljardit on saadud mehaanilise tehtena, kui liikmesriigid saavad 1% oma SKP-st kulutada siis riigikaitsele. Ja ma arvan, et on mõistlik ka see ettepaneku tuum või üks element sellest, et Euroopa Liidu tänase finantsperspektiivi vahendeid kasutada, võtta ära sealt nii-öelda rohepöörde projektidelt ja tõsta sõjalise kaitse projektideks. Ma tegin Eesti valitsusele juba eelmise aasta septembris sellekohase ettepaneku, ma sain Eesti valitsuse kirja vastuseks, meie prioriteet on rohepööre, me ei soovi seda ideed algatadagi isegi. Teil ikka vastatakse nendele kirjadele, jah? Vastatakse kirjadele, aga vastus oli kahjuks eitav. See oli veel vanas paradigmas seisukoht. Ja ma arvan, et see on kindlasti küsimus, kus me peame ka Euroopa tasemel andma selge oma sõnumi, et rohepöörde asemel on meil esimene küsimus julgeolekuline peab olema ja ka mina saan homme kokku Euroopa Rahvapartei valitsusjuhtidega Friedrich Merziga, see kindlasti on, ma arvan, väga ratsionaalne mõttega. Nüüd see, mis oli Jevgeni Ossinovski ütles, kasutas sellist kujundit ja ma kategooriliselt lükkan selle tagasi. Sõna paari me peame põlvitama. Ei, me ei pea põlvitama oma eluliste ja välispoliitiliste julgeolekuhuvidega selgitamisel partneritega, kellel me võib olla erinev arusaamine. Ja teine see küsimus, et otse kui meie NATO liikmelisus on muutunud transaktsiooniliseks, mis tähendab siis seda loogikat, et otse kui artikkel 5 ei toimiks. Ma väga kutsun üles sellisest mõttekäigust, ka selle NATO toimimise mõttekäigu habrastamisest ka Eestis hoiduma. Ma arvan, et see ei teenenda meie välispoliitilise julgeolekupoliitilise elulisi huvisid. Mart Helme viitas siin niisugustele väga akadeemilistele mõttekäikudele kogu planeedi ulatuses geopoliitikas, aga ma juhin tähelepanu, meie Eesti poliitikute ülesanne praeguses olukorras on teha ära oma kodutöö, mis puudutab Eesti sõjalist kaitset, mis on otsused meie pädevuses. Ja teiseks, meie huvi kõigis nendes geopoliitilistes valikutes on küsimus meie vabadusest ja sellest, kuidas tuleviku vaates, juhul kui see sõda päädib, kas vaherahu või rahuga, milline saab olema selline kord Euroopas, et see sõda ei naase Putini režiimi Üks küsimus, millele ma Marko Mihkelson ei ole vastust saanud praegu, ma olen jonnakas, aga kas see 800 miljardit päästab Ukraina ja päästab Euroopa? See on väga oluline samm tegelikult edasi reaalselt sisuliste otsuste tegemise poole, et see ei ole enam, et Euroopa Liit on mures, et on vaja kusagilt mingisuguseid otsuseid teha.
see on reaalne otsus ja väga oluline, mis juhtus tegelikult siin eile peale Saksamaa parlamendi valimisi. Saksamaa tegi väga põhimõttelise ajaloolise otsuse, kus ta ütles, et laenulagi võib läbi minna läbi selle, et on siis võimalik kaitsekuludesse kõrgemat panust panna ja see, mida on Merz lubanud, 3% võib-olla isegi peale seda Saksamaa kaitsekulud, pluss ka reaalselt ikkagi need investeeringud, mida tehakse Saksamaa enda tugevdamiseks, kaitsevõime tugevdamiseks, on täpselt see, mis on praeguses Euroopa kontekstis olulised. Aga ma ikkagi tahaksin öelda seda, et Urmas räägib siin, et justkui nagu Eesti ei teeks midagi. Minu arvates see on see väga vale ja ohtliku narratiivi loomine. Eesti on teinud väga palju viimastel aastatel, võib-olla viimase aastakümne jooksul on ta olnud ikkagi, me oleme olnud reaalselt eestvedajad selles kontekstis, mis puudutab oma iseseisva kaitsevõime artikkel 3 põhiselt saavutamist. Ja kui me räägime Ameerika liitlastega, kui me räägime Euroopa liitlastega, ka eilsed kohtumised Pariisis kinnitasid veel kord, nad näevad, et Eesti eeskujul peavad prantslased, peavad teised praegu tegelikult tegema väga põhimõttelisi otsuseid oma kaitsevõime kasvatamisel, oma armee tugevdamisel, oma kaitsetööstuses, reaalsete poliitiliste otsuste tegemisel. Eile hommikul näiteks olime Prantsusmaa juhtivas kaitsetööstuse ettevõttes, seal on väga head, väga selged võimekused juba praegu olemas, jah, oodatakse poliitilist otsust. Ma usun, et see kokkulepe, mida saavutatakse homme Brüsselis, annab ka prantslastele julguse reaalselt investeerida vahendites, mida Euroopal on väga vaja. Ma annan Reinsalule repliigi, kui ta ei hakka rääkima 2,6 miljardist. Härra Mihkelson, vaatake, meie ülesanne peab praegu kriitilises olukorras olema viia ellu Kaitseväe juhataja sõjalised nõuanded. Kahjuks me ei ole suutnud neid ellu viia piisava kiirusega. Aga läheb järjest paremaks, Urmas Reinsalu? See, mis puudutas kaitse... Urmas Reinsalu, läheb järjest paremaks ju? Küsimus oli selles, et retoorikas otsuseid on langetatud. Kui me räägime 1,6 miljardi euro ulatuses, hankeid neid paraku selles ulatuses, kui me võtame ette, hakkame võtma riigikaitse 4 aasta arengukava ja võrdleme seniste otsustega, neid kahjuks ei ole sisustatud ja see on probleem minu jaoks. Ma arvan, et meil praegu, kui me kõneleme ka kaitsetööstusest, kui me võrdleme näiteks Läti kaitsetööstuse arengut, kaitsetööstuspargi arengut, ma ka siin ütlen, et me paraku oleme olnud mitte piisava veenva liikumiskiirusega. Aga Läti kaitsevõime koha pealt väikene repliik siia vahele. Ma arvan, et kõik eestlased nägid 24. veebruaril meie paraadil neid uusi võimekusi, mida me oleme alles hiljuti saanud. Nii et ei ole mõtet nagu hirmutada inimesi. Ma ei hirmuta. Meil peab olema võime need Kaitseväe juhataja nõuanded, mis on juba 2 aastat tagasi antud ja mis kahjuks ei ole realiseeritud, ellu viia. Reinsalu, te saavutasite oma eesmärgi selles mõttes, et nauditav duo, aga meil siin teised kuivavad natukene. Jevgeni, muide, kuna mainiti siin korduvalt ka Londoni kohtumisest eemale jätmist, et kas see kuidagi tähendab, et Eesti on mingist B või C liigas? No esiteks võib-olla saatejuhile oli nauditav, aga ma arvan, et Eesti rahvas kõige vähem tahab, et siin poliitikud hakkaksid omavahel kemplema selle üle, et kas saaks mõnda hanget veel kiirendada. No et saatejuht on ka Eesti rahva esindaja. Ja kui saab, siis loomulikult kiirendame, et ma arvan, et härra Reinsalul ei ole õigus selles kontekstis. Viimase 10-15 aasta jooksul Eesti kaitsevõimed koos arendatud. Ka pärast Trumpi valimist on tegelikult ju geopoliitiline olukord Eesti jaoks fundamentaalselt muutunud ja ka Kaitseväe juhataja uus sõjaline nõuanne kindlasti õige pea tuleb, lähtuvalt ka nendest plaanidest, mis praegu töös on. Nii et ma arvan, et selles olukorras Eesti on teinud head tööd ja me põhiline ülesanne üldiselt on siiski utsitada nüüd oma partnereid Euroopas, et nad tuleksid samale poolele ja ma arvan, et siin peaksid kõik poliitikud, ka härra Reinsalu, kes homme läheb oma sõsarparteide siis üritusele seda kindlasti tegema. Mis puudutab Saksamaad, siis ma loodan küll, et uue valitsuse siis panus riigikaitse saab olema sisuliselt tuumakam kui eelmine Zeitenwende, kus siis ka lubati, et nüüd kõik hakkab järsku teistmoodi käima, aga tegelikult me ei ole seda väga palju siiani näinud. Aga kõige ma tahaks vastata sellele artikkel 5. Loomulikult me lähtume sellest, et artikkel 5 toimib ja see on oluline osa meie kollektiivkaitses, siin ei ole absoluutselt mingit kahtlust, aga lihtsalt arvestades seda, missugused on olnud need arengud ja nende arengute juurpõhjus ei ole ainult isiksuslik, vaid teatud laiemad poliitilised protsessid Ameerika Ühendriikides, siis me peame arvestama ka riskistsenaariumiga, selleks oleme valmis ja sinna panustame nii iseseisva kaitsevõime mõttes kui ka Euroopa ühist panust tugevdab. Mihhail Kõlvart, kas Euroopa suudab sellele suurele jutule vaatamata täita selle tühimiku, mis USA-st jääks või jääb?
No ma võib-olla kõigepealt sekundeeriks Urmasele. Ma arvan, see, mida räägib Urmas, ei tähenda, et keegi siin ei soovi suurendada kaitsevõimet, või Eesti riik sellega ei tegele. Lihtsalt on olemas operatiivne vajadus, mida endine kaitseväe juhataja tõi välja, ja see operatiivne vajadus tähendab, et juba täna, juba praegu meie ladudes peaks olema seda laskemoona nii palju, ja seda praegu nii palju ei ole. See on see, mis on operatiivse ja võib-olla isegi kriitilise tähendusega. Aga lõppkokkuvõttes me ei ole siin eksperdid, ei ole mõtet sel teemal pikalt vaielda. Mina ütlen, et see tulevik sõltub eelkõige majandusvõimekusest. Ja me peame tunnistama, et seda meil praegu ei ole. Ja ma ei räägi ainult meie riigi majandusest, ma räägin ikkagi Euroopa Liidu majandusvõimekusest. 800 miljardit on muidugi suur summa, aga seda on vähe. Me peame rääkima perspektiivist, kui majandus ei kasva, siis ainult ühe otsusega ei ole võimalik midagi lahendada. Rääkimata sellest, et ka see otsus ei ole vastu võetud, seda peavad veel liikmesriigid kinnitama ja ma ei ole päris kindel, et siin kõik on selleks valmis ja ei ole ainult Ungari, kes on selle vastu, on ka teised riigid, kes ei ole sellega nõus kaasa minema. Ehk siis me ei pääse sellest, et me peame ka esiteks looma suhteid ka otse Euroopa riikidega, eelkõige naabritega ja teiseks tegelema enda julgeolekupotentsiaali tõstmisega. Aga see on võimalik ainult siis, kui me tõstame ka enda majanduspotentsiaali. Ei ole mõtet rääkida sellest numbrite maagiast 5%, 10%, kui majandus on sellises seisus, nagu meil praegu on. Samamoodi ka Euroopas. Ja ma selles mõttes olen nõus kolleegidega, kes ütlevad, et me ei saa paralleelselt tegeleda ideoloogiliste projektidega nagu rohepööre ja kaitsevõime tõstmisega. Selleks lihtsalt ei ole potentsiaali. Selleks ei ole potentsiaali Euroopas, selleks ei ole potentsiaali ka Eestis. Margus Tsahknen, te saite nüüd aru, mis meie suhetel Läti või Soomega siis viga on? Ei, sellest ma aru ei saanud. Meil on tekkinud uus formaat, mis on sisuline ja väga võimas, on tegelikult Balti ja Põhjamaade koostööformaat. Eriti peale seda, kui Soome ja Rootsi ühinesid NATO-ga, et see on ka majanduslikult üks väga võimas kokku koos Norraga G10-sse kuuluv kooslus tegelikult. Nii et meil seda majandusvõimekust on. Nüüd on vaja poliitilisi otsuseid. Ma ei ole Urmasega selles mõttes nõus, et kaitseväe juhataja suuniseid ei ole kuidagi võetud kuulda, et see on selline nagu kiusu ajamine väga raskel ajal Eesti rahvale. Mina olen väga tänulik Eesti inimestele, kes on aru saanud sellest, et meie eesmärk on 5% kaitsekulutusi ja need otsused on tulnud viimase 1,5 aasta jooksul oluliselt tõsta seda koormust. See koormus on see, mille Eesti majandus, Eesti inimesed kinni maksavad ja me kindlasti need võimekused, mis me leppisime Vilniuse NATO tippkohtumisel 1,5 aastat tagasi uue kontseptsiooni järgi kokku, kiirkorras Eestile ka muretseme. Nüüd, kui me räägime sellest Euroopa mastaabist, siis siin samamoodi on Eesti ju eest vedanud väga mitmeid algatusi, alates kaitsekulude tõstmisest, aga ka näiteks sellest, et kuidas anda Ukrainale abi, kuidas moodi tegelikult ka seesama Venemaa külmutatud varade teema letti tõmmata, sest et kus on peidus ju kohutavalt suur hunnik raha, peaaegu 300 miljardit on tegelikult Euroopas Venemaa keskpanga külmutatud varad. Ja see on üks loogika, mida me saame ka oma maksumaksjatele ja Euroopas maksumaksjatele rääkida, et selle asemel, et me võtame veel oma majandustest ära raha, mida me võiksime enda kaitsevõime arendamiseks investeerida, me ei ole võimelised olnud täna kasutama ära agressori raha. Ja see on see, millele meie täna kohutavalt suurt rõhku paneme ja millele ma näen, et tuleb järjest rohkem toetust taha. Nii et tegelikult seda ressurssi meil Euroopas on vaja poliitilisi otsuseid, mida Eesti on suutnud langetada, aga Euroopas veel mitte. Urmas, korra veel kannatab. Mart Helme, siin oli korra juttu sellest, et kuna Euroopa Liit ei jõua konsensusele, siis võivad hakata tekkima sellised, nagu Jonathan Vseviov ütleb, tahtekoalitsioonid, mingisugused riikide blokid Euroopas. Kui teovõimelised need oleksid? No see oht on loomulikult olemas ja seda ohtu me tegelikult nägime praegu nii Pariisis kui Londonis, kus meid kõrvale jäi. Oht või võimalus? See on oht, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida muidugi kogu selle Euroopa relvastumise ja kogu selle Euroopa kaitsevõime tõstmisega seoses on see, et arendusi ei ole ju pikki aastaid tehtud. Või need on olnud sellised väga loiud arendused. Kõik on ikkagi istunud ameeriklaste laia selja taga. Ja nüüd me oleme ka olukorras, kus brittidel on nagu oma
oma sõjatööstus, prantslastel on oma sõjatööstus, sakslastel on oma sõjatööstus, kuskil pusitakse veel midagi põlve otsas teha. Et seda kõike nüüd koordineerida ja koordineeritult tööle panna, see ei ole nipsu lasta. See on aastate pikkune kuidas ma ütlen, arendamistöö. Ja ainult rahaga seda ei lahenda. Ainult rahaga seda ei lahenda. Aga üks teema, mida ma tahtsin puudutada juba varem, aga nüüd on need teemad nagu edasi läinud, on, et mida Eesti peaks välispoliitiliselt praeguse olukorras tegema. Et praegu on minu arvates väga selgelt näha, kuidas kõige tõenäolisem vahemees Euroopa ja Ameerika vahel on Briti peaminister Starmer. Ja minu arvates me peaksime praegu panustama sellele, et meil brittidega ja konkreetselt peaministriga tekiksid niisugused suhted, et me saaksime tema jutule oma sõnumid alle edastada ja loomulikult peaksime me seda sama üritama ka Ameerika Ühendriikides. Ja mis on oluline? Oluline on see, et me mitte ei lähe kerjama ei brittidelt ega ameeriklastelt, vaid me läheme neile selgeks tegema, miks neile on kasulik ja vajalik siia julgeolekuliselt, sõjaliselt, rahaliselt, mis iganes investeerida. Et me oleme investeerimisprojekt nende jaoks, aga mitte nende pääste ja abi vajaja, kellele armulikult midagi visatakse. Aga seal kerjamisel suurt mõtet pole, sest ega ameeriklastele seda miljardit kuskil Trumpi puhul see kindlasti tööle ei hakka. Aga see on nüüd see välispoliitiline liin, mis tuleks võtta, sest senine mugav korrutamine Euroopa Liit ja NATO, nagu meil on olnud, see on minev. Väga hea. Aga Urmas Reinsalu, tõepoolest, Starmer käis Valgemaja hakklihemasinas ära ja tuli sealt naljaga pooleks ilusalt tagasi, et saab Trumpiga suhelda küll. Riikidel on oma huvid ja kahtlemata need läbirääkimised on läinud väga tooreks. Aga kui me kõneleme siin enda ülesannetest, siis loomulikult on meie ülesanne olla oma inimestega aus. Ja nendes asjades, mida me oleme suutnud teha, tunnustada ühiskonna ühist pingutust konsensusega Eesti riigi kaitsmisest, Eesti rahva puhul, aga öelda ka seda, et mitmed asjad meil on paraku vaatamata poliitilisele retoorikale jäänud tegemata. Ja see on probleem. Kui Kaitseväe juhataja ütleb, et Eesti riigi territooriumi sõjaliseks kaitseks on kriitiliselt vajalik seesama laskemoona soetamise hange. Urmas, te jääte küll sellesse ringi natukene kinni. Ma ei jää kinni, sellepärast see on väga oluline, sest minu poliitilised oponendid valitsusest ütlevad seda, et see küsimus on realiseeritud. Ma väidan, et see ei ole realiseeritud. Veel jaanuarikuus ma esitasin vastava eelnõu, et teha 3 aasta jooksul see hange ja mind hääletati maha koalitsiooni poolt sõnadega, et meil selleks ei ole raha. Ja minu ettepanek oleks küll see, et ma arvan praeguses olukorras, kus meil on vajalik elulistes küsimustes ka võib-olla tõesti on mõistlik, et kui ka vabariigi presidendi juhtimisel riigikaitse nõukogu lähiajal koguneks, kuhu oleks kaasatud ka opositsiooniparteide juhid ja siis me saaksime tegelikult ka selguse nendes tehnilistes küsimustes. See on väga oluline meie oma kodutöö. Urmas Reinsalu, aitäh. Jevgeni Ossinovski, palun repliike. Ja, ma arvan, et siin on Urmas, et viimase taaskord 10-15 aasta jooksul on meeletult palju tehtud igas valdkonnas ja meeletult on veel teha ja aega on vähe ja me kõik peame selle nimel pingutama. Meil on elanikkonna kaitses väga palju tegemata, ei ole neid varjumiskohti meie kohalikes omavalitsustes. Loomulikult on võimekusi juurde vaja, on moona juurde vaja, kõike seda on vaja teha. Aga nagu me võtame suures pildis, siis Eesti on tõesti teinud tegelikult väga palju ja me liigume õiges suunas. Nii et ma arvan, et selle jutu võiks jätta sinna parlamendi debattide tasemele. Nüüd härra Helme ütles õigesti, et loomulikult, et meil on palju võimekusi Euroopas, kus me tugineme tegelikult ameeriklastele ja see ongi olnud selle partnerluse kogu tuum, et me oleme olnud kindlad, et need võimekused on meie jaoks olemas siis, kui vaja on. Aga nüüd järeldus sellest ei ole mitte see, et me peame jätkama samamoodi, vaid just nimelt see, et me peame võimalikult kiiresti need lüngad ise täitma selleks, et me ei peaks tuginema sellele, mis Ameerikast tuleb. Ja kõige suurem küsimus, kus me, ma arvan, alahindame seda muudatust ka muuhulgas kaitsetööstuse jaoks on see, et siiani, võtame näiteks Briti kaitsetööstus, on ju väga läbi põimunud Ameerika kaitsetööstuse komponendid on risti-rästi siin ja seal sõjalises tehnikas ja kindlasti edaspidi me näeme seda, et Euroopa kaitsetööstus muutub ka palju autonoomsemaks selles kontekstis ja peabki muutuma selleks, et meil ei oleks tegelikult neid samu transaktsioonilisi suhteid, et kui Ameerikal on kasulik, siis me võime nende komponentidega relvi eksportida, kui ei ole kasulik, siis me seda teha ei saa. Nii et ikkagi see, et me Euroopa peab sellest äratuskellast hakkama väga kiiresti enda lünkasid likvideerima selleks,
selleks, et oma elulisi huvisid kaitsta, see on väga oluline. Marko Mihkelson. Ja ma tahaks selle juurde tulla, mida Mart enne mainis, et justkui Eesti peaks nüüd välispoliitikas mingisuguse suure pöörde tegema, hakkama brittidega suhtlema, prantslastega, ameeriklastega. No kuulge, me oleme suhelnud terve taasiseseisvumise perioodi ja oleme seda teinud väga, väga edukalt. Ja oleme teinud ja teeme ka seda praegu ja loomulikult see, mis oli Londonis, see meile ei meeldinud. Seal on teatud põhjused, miks see niiviisi juhtus, aga ma usun, et Londonis ja Pariisis on väga hästi sõnum kohale jõudnud. Balti riigid peavad olema nende laudade taga, sest meie sõnum, kes me oleme suurimad panustajad ka Ukraina toetamisel, saame väga hästi aru, mis on kaalul praegu ja me mitte ainult ei palu, vaid meil on plaan. Me teame, me oleme ju teinud, me oleme iseseisvad kaitsevõinet arendanud, meil on väga selge arusaamine, mida peab andma Ukrainale, kui suures mahus selleks, et olukorda seal stabiliseerida ja tegelikult meie julgeoleku kontekstis viia olukorrale, mis on kõige tähtsam, et selles ükskõik kuidas praegu lähinädalatel või kuudel ei arene sündmused, on tähtis, et Ukraina ei kaota suveräänsust. Kui Ukraina peaks selle mingisuguse kokkuleppe alusel oma suveräänsuse kaotama, siis see on nii-öelda uus väljakutse või uus tee tegelikult agressiooni jätkamisele, mida Venemaa kindlasti soovib teha, kui me oma ühtsust ei suuda säilitada. Veel üks väga oluline moment. Jah, me oleme kriitilised selle peale, mida me näeme oma Ameerika kolleegidelt ja peamegi oleme ausalt rääkima, mis meile ei meeldi. Ja me ütleme Ameerika kongressmenidele, oma kolleegidele kohtumistel ka seda välja. Aga mis on tähtis, on see, et me ise ei tegutseks oma liitlasruumi lõhkumisele, sest Venemaa huvides on kindlasti lahutada Euroopa ja Ameerika üksteisest ja need on tegelikult meile elulised teemad. Ja, Kõlvart, palun. Ja vot see viimane lause, mis arvates oli väga nagu eksistentsiaalse nagu tähendusega, et loomulikult poliitikud soovivad midagi erilist välja öelda, aga kui sellega rikutakse meie kaitsepotentsiaali, siis oleks vaja nagu 2 korda mõelda. Ja see on võib-olla sõnum ka siin olijatele, sealhulgas ka lugupeetud härra Ossinovskile, kes enda Facebooki postituses siis ütles, et Trump on nagu kloon. Aga me peame lähtuma ka puhtpragmaatiliselt ka sellest, et lähiajal Euroopa ja ka Eesti ei suuda seda vajalikku potentsiaali koguda. Ehk siis Ameerikat on vaja igal juhul. Nad pole midagi teha, see on tänase päeva reaalsus. Ja Ameerika on väga pragmaatiline. Siin oli juttu alguses, et juba täna peatas Ameerika luureandmete jagamist. Mina kuulasin CNN-i, seal öeldi ainult osa sellest mahust on tõepoolest peatatud, aga see koostöö jätkuvalt käib. Ja ma saan aru, miks Ameerika ei ole huvitatud sellest, et päevapealt lõpetada Ukraina toetamist, sest Ameerika ei ole huvitatud ka selles, et Venemaa oleks tugev. Miks? Seega Ameerika hakkab igal juhul mängima eelkõige lähtuvalt enda huvidest, aga see ei tähenda, et Ameerikal on samad huvid kui ka Venemaal. Tuleb jälgida seda mängu sellisel viisil, et ka meie pragmaatilised huvid oleksid ka suurte liitlaste huvidega kooskõlas. Ja see jutt sellest äratuskellast, ma arvan, ei ole juba ammu aktuaalne. Et kõik signaalid on juba ammu antud, sealhulgas ka endise administratsiooni poolt. Kui Ameerika viis enda väed Afganistanist välja, kas keegi küsis meie käest? Kui palju me oleme panustanud, sealhulgas ka sõdurite elusid kaotanud Afganistanis, rääkimata sellest, kas keegi küsis Afganistani inimeste käest, mida see nende jaoks tähendab. Muide, kas keegi on küsinud ka, kuidas Trumpil Talibaniga mineraalide ja maavarade leping läks, et päris hästi ei läinud? Ja tegelikult, kui Ameerika soovib, et nende riigi huvid oleksid tagatud, siin ei ole midagi uut. Meie peame lähtuma enda riigi huvidest. Aga Marus Tsahkna, kuhu ma tahan lihtsalt jõuda, on see, et nendel tegudel, see on lihtsalt sõnad, vaid kui ka natukene luuret vähendada, siis Ukrainas hukkub rohkem inimesi. Vastab tõele, sest et just nimelt rahas ei ole ju küsimus. Euroopal raha on, mida anda Ukrainale. Aga ainulaadne võimekus maailmas, läänemaailma poole peal, Ameerika Ühendriikidel on just nimelt luureandmed, sihitamine ja oleme ausad, ka Starlink on see, mis väga tõsiselt aitab ju
ka neid samu droone lennutada ja Ukrainasi kaitsta, et kõigel sellel on tulemused, aga ma väga loodan, et see on lihtsalt Trumpi taktikiline samm selleks, et suruda Zelenskit omale sootsa suunas. Aga ma tahtsin öelda seda, et võtame nüüd hästi rahulikult, et me ei ole mingisuguses kriisiseisus siin Eestis täna. Meil ei ole midagi põhimõtteliselt valesti, mida me oleme teinud, mida me peaksime muutma, sest me oleme oma poliitika üles rajanud just nimelt sellele põhimõttele 90 aastate alguses, et me ei oleks enam mitte kunagi üksi. Ja sama Londonis olime ei olnud ja nii edasi. Tegelikult Briti väed on täna Eestis. Meil on konkreetsed plaanid kokku lepitud, mina usaldan Briti partnerid NATO raamides 100%, et kui meil läheb jamaks, on nad siin, võitlevad täpselt nii, nagu plaanid on ette nähtud. Minul oli Briti välisminister Lämmiga väga pikk telefonikõne kohe peale seda, kui Londoni kohtumine toimus ja väga selgelt oleme me täpselt ühel lehel ja viiakse ellu neid mõtted, mis meil on juba aastaid olnud. Esmaspäeval samamoodi Prantsuse visiidil Prantsusmaal, Prantsuse välisminister maas istuma, kelle väed on samamoodi Eestis. Nii et tuletame meelde, mida me oleme saavutanud nende aastate jooksul ja nüüd tuleb siit edasi minna, tagada, et tulevad täiendavad investeeringud, need samad plaanid, mis on juba kokku lepitud Vilniuses 1,5 aastat tagasi. Meil ei ole vaja midagi uut välja mõelda, meil on vaja lihtsalt ära täita need lüngad ja edasi minna. Ja kõige viimane asi, ärme kogu aeg nüüd arutame nende Trumpi väljaütlemiste tõttu, et kas Ameerika Ühendriigid jäävad Euroopale partneriks või mitte. Nad jäävad absoluutselt kindlad, sest et need suhted on ajaloolised, need on praktilised, meie majandused on omavahel seotud ja samamoodi on Ameerika Ühendriikidele kohutavalt mainekahju, mõjuvõimukahju see, kui NATO kokku kukub, kui meie samas regioonis midagi juhtub Venemaa poolt rünnakuna, nii et midagi vastata. Et saate aru, et ärme nüüd ise hakka seda vundamenti lammutama, teeme oma töö ära ja siis Trump kuulab meid ka. See kõlas peaaegu nagu teie kõne, et ärme analüüsi igat Trumpi väljaütlemist. No jah, ma tahaks muidugi seda öelda, et meil on tohutu paanika üles köetud sellega, et et nüüd on meid reedetud ja Trump on Vene agent juba, nagu me võime lugeda siin, eks ole, kuskilt ajakirjandusest ja lollakas on ta niikuinii. No ei ole niimoodi, ta on väga ratsionaalne, ta väga täpselt teab, mida ta tahab ja meil ei ole absoluutselt mingit põhjust karta seda, et Ameerika Ühendriigid ja Venemaa mingisuguse uue alliansi moodustavad, nii nagu teise maailmasõja ajal. Ameerika Ühendriigid ja Venemaa on konkurendid, geopoliitilised konkurendid, majanduslikud konkurendid, sõjalised konkurendid, mingit sõprust ja liitu siin ei tule. Võivad olla taktikalised huvide kokkulangemised, nagu näiteks Iraani tuumaprogrammi osas, aga mitte mingit liitu siin ei tule. Mingit põhjust meid ära kinkida Venemaale, midagi vastu saamata. Ei ole. Seda ei ole vaja karta. Seda ei ole lihtsalt vaja karta. Ja mis puutub nüüd sellesse Euroopa rahasse, siis seni kuni Euroopa ennast uuesti 30-aastase maharelvastamise järel taasrelvastama hakkab, on Ameerika ladudes tuhandeid ja tuhandeid Bradley soomukeid, Abramsi tanke ja neid kõiki oleks võimalik selle raha eest osta. Ka meie Eesti võiksime selle sama lollaka, idiootliku rohepöörde raha 2,8 miljardit tuuleparkidele praegu suunata kaitsekulutusteks ja meil oleks kõik vajalik olemas. Ja ameeriklased kindlasti müüksid meile. Ma lihtsalt konservatiividele erist testin, et kas te olete sama kindel, et keegi ei müü meid maha ja kõik on nii hästi ja ärme muretse? Küsimus sellest, et kas ma lähtun sellest, et see meie NATO liikmelus, nagu Ossinovski viitas, on tehinguline? Ei, ma arvan, et NATO ei ole tehinguline ega ole sellega muutunud ka praeguse administratsiooni ajal. Nüüd see, mis puudutas siin praegust osundust, siin Ossinovski ütles, et ma kohtun homme Friedrich Merzi Euroopa Rahvapartei peaministritega. Loomulikult, ma arvan, et kõik poliitilised jõud, olgu nad opositsioonis, koalitsioonis, peavad rääkima Eesti huvidest lähtuvat positsiooni, meie vaadet, meie piirkonna julgeolekust tulenevat vaadet. Nüüd selge on see, et see on väga tõsine, kriitiline olukord, Ameerika abi peatumine. Me nägime praegu, et oli ka omavahel vestlus täna Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõuniku Ukraina presidendi kantselei direktori puhul. Ilmselt ka jõupoliitika jätkuna soovib Ameerika Ühendriigid soovivad nüüd organiseerida juba diplomaatilisel tasemel delegatsioonidega kolmepoolset kohtumist Venemaa, Ukraina, Ameerika Ühendriigid ja abi küsimus on tõenäoliselt seotud ka sellega, mis võib olla ka päästik surve avaldamiseks Venemaale, et abi jätkamine, kui Venemaa ei ole valmis lauda tulema. Nii et me peame seda sündmusedes kindlasti olema siin tagama Ukraina
püsimise, rinde püsimise, 100% nõus härra Mihkelsoni seisukohaga. Kuid nüüd olid osundused sellele, et kõik oleme teinud, midagi muutma ei pea, härra Tsahkna osundus, härra Ossinovski osundus, aga need lõppesid teie poolt siiski tõdemusega, vaja täita lüngad, peame kiiremini tegutsema. Ma olen selle loogikaga nõus, aga see ei ole ainult retooriline üleskutse, vaid peab olema täidetud meie enda rahvusliku julgeoleku huvides sisuliste otsuste elluviimisega, mitte selle rahalise piiraja puhul, nagu me mitmetel juhtudel oleme teinud, vaid tuginema üksnes sõjalise nõuande kvaliteedile nende isikute poolt, keda Eesti ühiskond on usaldanud sõjalist kaitset kriisiolukorras korraldama. Jevgeni Ossinovski noogutas. Ja loomulikult tulebki teha seda kõike, siin ei olegi midagi vaielda. Aga minu üleskutse on seda siis ka teha. Seda on võimalik väga opositsioonilises stiilis teha, aga on võimalik ka koosmeeleliselt rakendada ja ma kutsun härra Reinsalut tegema seda. Aga kogu selles diskussioonis minu meelest on hästi oluline, et kõige hullem asi on võlts turvatunne. Et kui tekitame ise endale tunnet, et midagi pole muutunud ja tegelikult võime täpselt samamoodi edasi minna. Et ma arvan, et see ei ole tegelikult õige. Ja selles kontekstis, jah, loomulikult, et Ameerika jääb meile partneriks edasi, aga ka pisendada seda, missugune geopoliitiline muutus on siiski toimunud rahvusvahelises siis julgeoleku arhitektuuris. Ma arvan, et see tekitab võlts turvatunnet ja seda me tegelikult endale lubada ei tohiks. No härra Helme ütleb, et näed, et Venemaa ja Ameerika Ühendriigid ei saa sõpradeks, aga võivad teha diile. Ja see ongi ju probleem, et tegelikult Trump on üles näidanud, et ta on valmis oma liitlastelt välja pressima ja selleks, et teha oma vaenlastega diile. See ongi see muutus, mis on väga fundamentaalne ja me peame tegelikult sellele reageerima. Ja teine probleem, mis rahvusvaheliste suhete teoorias on tuntud, on see, et me eeldame, et kõik teised aktorid või käitujad või tegutsejad välispoliitilisel väljal on ratsionaalsed. Aga nad alati ei ole. Ja mina väidan küll, et Trump väga tihti oma tegudes ja sõnades ei ole ratsionaalne, tema ümbert on ratsionaalseid pikaajalise huviga Ameerika Ühendriikide poliitikuid jäänud pigem vähemaks. See, millisel viisil ta lammutab oma siseriiklikke institutsioone, mis tegelikult võiksid teda kontrolli all olla, on meeletu tempo, millega see edasi liigub ja millega see kõik Ameerika sisepoliitikas lõpeb, seda me ka veel täna ei tea. Aga meie siin peaksime lähtuma sellest pigem selles olukorras, et me teeme rohkem, pingutame ja lähtume sellest, et olukord Ameerika suhtega lähiaastateks on pigem jätkuvalt keeruline ja panustame iseseisvasse. Aga kumba Ossinovski siis? Eelmisel lauste ütlesid, et kõik on hästi tehtud, me ei pea midagi muutma, täiendavalt tegutsema ja samas retoorikat peame tegema rohkem, sest Ameerika Ühendriigid ei pruugi täita oma liitlaskohustust. Ja ma arvan, et meie tegevuse põhituum tegelikult on väljaspool Eesti Vabariiki, ehk siis nendes pealinnades, kus on meie Euroopa liitlased ja see on see, kus me peaksime ühiselt pingutama ja ma tean, et Eesti seda pingutust teeb. Ma arvan, see Euroopa Komisjoni algatus, mis on tulnud, on ka selles mõttes hea, et ta võimaldab tegelikult riikidel, mis on rindest kaugemal, rohkem panustada riigikaitsesse. Ma arvan, et see on väga põhimõtteline mõtteviga, härra Ossinovski, et Eesti taandamine sellises loogikas, et meil tegelikult meist ei sõltu, vaid sõltub meist välja. Tülinorivas meeleolus täna. Ma premeerin Mihhail Kõlvartit, kuna kõik saate lõpus enam sõna ei saa, meil on kohe saade läbi. Kui mures me tegelikult Eestis selle uue olukorra pärast peaks olema? No me oleme ju mures ja tegelikult meil minu arvates ei ole mingit võlts turvatunnet, vastupidi. Eesti inimesed on täna väga murelikud. Ma arvan, pigem ei ole vaja täiendavalt paanikat külvata ja mingist turvatunnest rääkida täna kahjuks ei ole eriti adekvaatne. Ja võib-olla veel üks aspekt, et on väga palju asju, mida tuleb ära teha, aga loosungitega me seda ei saavuta. Rääkimata sellest, et pole mõtet siin praegu välispoliitikasse väga palju hinnanguid kellelegi anda. Et see olukord muutub nii kiiresti. Me teame, et see olukord on keeruline, tegeleme enda asjadega, aga ei ole vaja sinna loosungeid ja hinnanguid pakkuda. Me ju teame, et Trump võib-olla ongi ekspressiivne ja ka see omakorda võib tähendada, et ka meie suhtes võib tekkida mingi täiendav emotsioon, milleks seda vaja on. See ei tähenda, et me peame alluma, see ei tähenda, et me nüüd peame enda maavara pakkuma nulli hinna eest, aga see omakorda ei tähenda, et me peame kuidagi enda poolt seda olukorda tegema veel kriitilisemaks. Margus Tsahkna, ma loodan, et me ei paku oma maavarasid. Maavarad tuleb võtta kasutusele Eesti rahva hüvanguks, mitte kellegile pakkuda nullhinnaga. Aga ma tahan öelda seda, et mis see
konflikt meie mõtlemises on seoses Trumpiga, on see, et meie jaoks, Euroopa jaoks, Ukraina rahu, mis peab olema õiglane, pikaajaline, on ka meile eksistentsiaalne julgeolekupoliitiliselt. Ja seetõttu me toetame Ukrainat, et nad võitleksid edasi, kuni selline hetk saabub. Ja me suudame tagada oma julgeolekut. Trumpi vaatest on see üks ärritaja, mis tuleb likvideerida, kus tuleb saavutada kiire rahu, et ta saaks minna edasi oma globaalsete julgeolekupoliitiliste ja majanduspoliitiliste otsustega. Ja siit see konflikt tulebki. Sest et meie ajame nad segamini selles mõttes ka, et me loeme iga sõna, mida öeldakse Ukraina kohta ja peame seda kui enda kohta öelduks, sest et me näeme seda Ukraina teemat enda eksistentsiaalse teemana. Siin ongi see probleem. Kõik, aeg on läbi, aitäh tulise debati eest ja jõudu tööle. Ja otse kui opositsiooni ettepanekul tegeleme homme Eesti majandusliku jõukuse ja võimekusega, sest tööandjate volikogu uus juht Ain Hanschmidt on meil stuudios. Kohtumiseni!